Laura, sina ka olid siis meil siin 90 päeva sellel imelisel Whitefiti seiklusel ja mida sina ütled kokkuvõtteks, mis olid sinu võidud ja kes võiks selle programmiga liituda? Kõigepealt ma tahtsin siis öelda, et ma olen nii rõõmus, et ma just sinu grupiga liitusin, sest et Kristel, sa oled tõesti suurepärane juhendaja, et sa oled nii abivalmis, nii toetav, nii põhjalik, et isegi kui sa midagi ei tea, siis sa uurid kohe välja ja kõik need tagasisided, mis sa seal grupis kirjalikult annad, et vau, et tohutu aeg läheb sinna ja ma olen väga-väga tänulik. Ja minu rõõm. Ja üldsegi meie grupp, et ma tänan teid kõiki ükshaaval, et päriselt, et nii vahva oli teiega koos ja kuidagi nii tore ja kokkuhoidev grupp on üldse meil sattunud, nii et aitäh inspireerimast, aitäh, et olite kõik mulle mingil määral toeks, nii et ma olen siiralt tänulik. Aga kui ma selle programmiga liitusin, siis tegelikult mul oligi 2 suuremat eesmärki. Üks oli kaalumata ja tegelikult teine oli just teadlikumalt süüa ja ka sellepärast, et minu sees kasvab siis väikene beebi, tahad ikkagi oma lapsele parimat anda. Ja mul on nii hea meel, et tegelikult need 2 eesmärki said selle 3 kuu jooksul väga kenasti täidetud ka. Aga praegu siis ma tunnen end tõesti väga-väga hästi oma kehas. Ma tunnen, et mul on hoopis teine energia sees ja mul on selline hästi hea, kerge, rõõmus olla ja kui ma peeglisse vaatan, siis ma olen ka kohe palju enesekindlam. Ja see programm üldse õpetas mind toidule lähenema hoopis teisiti ja pani meid mõistma, et kui palju meie toiduvalikud tegelikult meid ja meie keha mõjutavad. Et see on ikkagi väga-väga suur olulisus, et mida me siis sisse sööme. Ja üldsegi, kui ma poes käin, et samamoodi nagu Tiina ütles, et lähed juba teatud asjadest mööda, ei tahagi neid asju ja see, kuidas juba võtad selle purgi kätte ja kohe haarad ja vaatad, mis seal sees on, et just see etikettide lugemine, et jah, et õpetas mind palju paremaid valikuid tegema ja tõesti uurima enne kui ma midagi sisse söön. Aga jah, ma olen hästi rõõmus, et tegelikult nüüdseks ma oskan oma keha kuulata palju rohkem, et analüüsin siis teadlikult igat oma ampsu ja naudin seda ja ei söö üle. Ja tunnen ise, et ma annan enda kehale just seda parimat, et mitte lihtsalt mingisugust suvalist toitu, mis kiirelt kätte tuleb. Ja üks asi, mis mulle hästi meeldib, on see, et ma olen õppinud järjest enam kokkamist armastama, et kui vahepeal tuli ikka selline laiskus sisse varasemalt, et siis nüüd selle 3 kuu jooksul oli küll see, et kogu aeg veetsid oma aega seal köögis ja panid põnevaid asju kokku, tervislikke asju kokku, et pärast seda söömist siis tõesti oli selline tunne, et esiteks see toit tegi nii ilus värviline alati välja ja teiseks ärasõit siis oli kehal ka niisugune hea tunne, et tõesti nagu lõi kohe nurru. Aga jah, üldiselt jah, nahk on minul samamoodi paremaks läinud. Mul endal oli ka selline pigem kuivam nahk, et nüüd on nagu tunnen, et täitsa hea seis sellega. Ja juustega on ka see, et kui muidu ma pesin päris tihti pead, siis nüüd on päris pikalt, peaaegu nädal aega vist saab niimoodi, et ühe pea pesemisega, et kuidagi ei lähe juuksed üldse nii ruttu mustaks. Ja muidugi ka see, et erinevad isud on praeguseks on taandunud, et eks nad mingi hetk võib-olla jah, tulevad jällegi välja, siis saab kuradikese ja ingliga juttu teha. Aga jah, et kui varem oli see magusa isu, et muudkui tahtsin seda šokolaadi ja mingisuguseid kommikesi, siis praegu ma tunnen küll, et kohe üldse ei taha, et ma sellepärast täna ka ei tulnud üldse isu mingisuguse koogi
koogi järele, et ei hakanud seda tegema ka. Vot. Aga jah, et joon rohkem vett samamoodi, toitun väga mitmekesiselt ja kokkuvõttelt ikkagi siis see, et minu sees on selline tõeline rahulolu ja tõesti, ma olen väga-väga tänulik selle põneva 3 kuu eest, mis me siis koos veetsime. Kellele sina soovitaksid seda programmi? Mina mõtlesin täpselt samamoodi, nii nagu Tiina ütles, et ma soovitaks seda tõesti kõigile, et tegelikult see on ju kõigile väga-väga oluline info, et jah, ma kuidagi kedagi teist või mingisugust spetsiifiliselt kedagi välja ei oskagi tuua, et tõesti jah, kõik võiks need teadmised omandada. Ja üks asi, mis ma võib-olla ka küsin, et vaata, kui algselt inimene näeb selle programmi hinda, siis ta võib öelda, et issand jumal, et miks mul on vaja toitumisest niimoodi õppida ja siuke hind ja asi, et kuidas sa seda võib-olla ka kommenteerid, et kui nüüd keegi vaatab seda ja siis mõtleb, et kas see oli väärt seda ja mis nad võiks siis teha või mõtelda? No ma arvan, et tegelikult muidugi alguses mind ka võib-olla natuke ehmatas ära see hind, aga kui ma praegu mõtlen tagasi, siis tegelikult need on teadmised ju kogu eluks. Et jah, see kindlasti oli seda väärt. Investeering kogu eluks. Just. Väga hea. Nii, suur tänu sulle ka, armas Laura, ja mõnusat toimetamist edasi. Ja üks asi veel, mis ma tahan sinu käest küsida, enne kui lasen sul minna. Sina tegid selle programmi läbi veganina ja mis sa ütled neile tuleviku siis veganitele, et me proovisime hästi palju modifitseerida seal, kus vaja oli, et kas nad peaksid kartma seda, et ma tean, et nüüd Wildfit on tulemas toimetamas sellega, et tuleb ka eraldi täitsa siis veganitele juhend, aga senikaua kuni veel ei ole, et mis sa nende julgustuseks ütled võib-olla? Ei peaks küll kartma, selles mõttes, ma just mõtlesin, et sinuga mul tõeliselt vedas, et sa tõesti olid nii põhjalik ja väga toetav ja aitasid mind igal hetkel, et ma tundsin, et ma sain piisavalt infot, piisavalt toetust sinu poolt, et kindlasti kartma ei peaks, et tulge julgelt. Jah, et leiame alati lahenduse. Ja. Väga hea.